daamid ja härjad, see siin on Arnold Oksma podcast show. Tere tulemast minu podcast show'sse. Minu esimeseks saatekülaliseks on härra Illar Kohv Viinaualt. Suured tänud teile, kes esitasite talle küsimused meiliaadressile tervitusvideo@arnoldoksma.ee. Nautige saadet ja siin see ongi. Tere sulle, Hillar! Tere, Arnold! Kuidas sul sõit Tallinnasse sujus? Kuule väga kenasti. Naisterahvas oli bussijuht ja väga-väga lõbusalt sõitis. Aga ma vaatan, et sa nii hääled, et kas see tool on sulle nagu kõrge veits või nii? Natuke jah. Oota, ma toon sulle asja. Näed? Vot saed toolile jalad lühemaks. No nii, Hillar, saidki tooli jalad lühemaks lõigatud. No ikkagi õppinud mehed ja tsehhiristad. Kutsusin su täna siia, et rääkida sinuga elust ja olust. Väga meeldiv. Ja meil on tulnud ka siia vaatajate küsimusi täna. Hakkame ka pihta siis. Ja need on väga huvitavad. Kuidas sa avalikusete tulid ja kuidas tuli idee kirju saata väljaannetele ja raadiotele? Noh, ma olin siis kuskil 16-17 juba, kui oli üks talvine aeg, tee oli klaas libe ja oli vaja siis ajakirjanduse teada anda, et tuleksid need ööblid või siis puistaksid liiva peal, et ei ole. Ja siis ma saatsingi Pärnu kommunistile, saatsin kirja, avaldati ära ja siis ma mõtlesin, nüüd on niimoodi, et nii kui probleem on, kohe saada kirja ja kohe lahendavad ära. Ja siis Pärnu Postimehele, nüüd Pärnu Postimeseks ära, siis sai pidevalt, eks ole, kirju saatud ja avaldati ka neid palju, aga siis, kui tuli see paganama Kalev Vilgat, see paks õllejoodiks sinna, siis keelas kirjad avaldamise ära ja sellest saadik ei Pärnu Postimees midagi avaldanud, seda joodikut pole ka enam seal. Ja siis sealt Pärnu Postimeest, siis peale selle hakkasin saatma ka igasugused päevalehed ja rahvahääled ja kõik need muud Eesti väljaanded, mis on neile saatma, hakkas need avaldama, eks ole, ja siis tekkisid mul omal püsirubriigid, eks ole, ajalehed Liivimaa Kuller ehk siis Kullere sõnaga ja Nelli Teataja. Ja Nelli Teatase peatoimetaja tol korral Mart Juur ja tema siis samal ajal kahas ka stsenaariumi Andrus Kivirähiga sinna Vigla show'sse ja siis minu nende rubriikide kokkuvõtted umbes niimoodi, et nende sõnastuses võeti sinna Jan Uuspõllu kehastuses sinna Illar Kohvi parodeerima sõnaga. Ja mina alguses ei vaadanud üldse seda Vigla show'd, aga story vahel hakkasin mind irvitama, mis sa see Vigla show seal teed, mis sa seal teed, mida ma seal siis teen, ma ei tea, pole vaadanudki. Hakkasin vaatama ja oligi siis Jan Uuspõld kehastas siis nagu mind seal ja siis ja hiljem muutus Vigla show preemiaks sõnaga. Ja siis preemia ajal oli nii, et saadeti korra mullegi stsenaarium oli 3-4 lehekülge teksti ja sõnaga täis seal. Ja siis tuli mul see ära õppida ja siis sõitsin Tallinnasse, Tallinna bussijaama, siis Ivar Vigla oli siis vastas seal ja siis filmis selle ära ja oli siis saates sõnaga, aga nüüd kahjuks on ta maha võetud kuskil, et järelda vaadata ei ole ta võimalik enam. Laiemalt tutvustati sinu tegemisi 1997. aastal. Eesti Ekspress tegi sinust ka lausa kaaneloo ja Indrek Treufel tegi sinust saate suures plaanis, nagu sa oled meil täna siin. Suures plaanis, jah.
ja oligi nii, et esimest korda käis Eesti Televisioon mul külas ja siis sain ka seda seal Kulleris oma rubriigis kajastatud, sõnaga, et ETV võttis Illar Kohvilt intervjuu, eks ole, et sain kõik asjad ära kajastada seal. Nii et see oli esimene ja siis telesaates ma olen ju veel osalenud, et oli see Õhtul õhus ja siis Ice Dog Game Show, sõnaga, mida see Kristjan Jõekalda tegi ja siis oli meil üks naistepäeva saade 8. märts oli ja siis oli meil niisugune nagu meestesaades ja siis mina sain teise koha saime ja sõnaga sain omale meeste kingad ja sõnaga saadeti mul koju selle peale. Nii et oli igased põnevad kogemused ja siis mis saadet see veel juhtis Kristjan Jõekalda need, ma ei tule praegust meelde. Ja palju on. Need saated on palju olnud. Aastatel 97 kuni 99 olid sa Nelli Teataja püsikolumnist ja aastatel 97 kuni 98 oli sul ajales Liivimaa Kuller lausa oma rubriik. Jaa, täpselt niimoodi oligi sõnaga, et ja Kulleris toimetas rubriiki Jaan Väljaots, kes on praegune Postimehe ajakirjanik ja nemad käisid mul külas ühe suvepäeval ja tegid minust esimesena üldse suurema loo, tegid sinna Kulleris, Liivimaa Kuller oli tookord, hiljem muutus Kulleriks lihtsalt. Ja tegid selle loo ja siis oli nagu esimene ja saaks teised väljaandaga hakkasid ka nagu huvi tundma ja siis kes käis külas nagu Õhtuleht ja sõnaga ja Sõnumileht ja siis kõik, mis need olid, et kõik ajastasid ainult, et tookord oli vägev aeg, aga no nüüd on see kuradi aeg, et ainult need joodikud ja neid reklaamitakse pidevalt, ma ei hakka neid nimetama, kes need TikToki staarid ja kõik on, aga näete Illar Kohv ja kindlasti on teisi ka, keda üldse kajastada enam, et see on küll, teed ikka hinge täis küll. Seda ma usun küll. Kuidas sa mäletad esimest korda banaani söömist, sest Nõukogude Liidu ajal banaani ei olnud meil? Banaani söömist ma mäletan, aga vaata, ilusad kollased banaanivärvi riided on seljas. Kaks banaani, jah. Istuvad siin. Aga kindlasti poes neid oli ja kindlasti neid ostetud ka, aga täpselt ei oska öelda. Ja no mina, kes olen praegu Maximas tööl, praegu on banaane palju. Mina mäletan meile kunagi defitsiidi ajal Punane Rist tõi banaani Saksamaalt. Siis mina sain esimest korda banaani, et see oli väga hea. Et see oli ikkagi mälestus. Lausa Saksamaal banaan suhu. Nii et võtta suhu seda. Sind on parodeeritud ka Vremjas ja Vigla shows ja kes sind parodeeris? Parodeeris näite Jan Uuspõld ja ma praegust võtan tagantjärgi seda, et Jan Uuspõld tegi või temast tehti filmid, et Jan Uuspõld läheb Tartusse ja läheb koju tagasi ja ma saatsin isegi, tegin oma Illar Kohvi meediablogi, lugesin seda ka, et tegin sinna isegi sellise postituse, et aga miks Illar Kohvi juurest võiks läbi minna, et Jan Uuspõld on ju Illar Kohvi ka seotud ju, kunagi käis ajakirjaga Nädal mul külas ja siis oli selline saade Kanal 2 nagu Kokk tuleb, kus Maitsepolitseine Anne Veski käis mul külas ja siis Jan Uuspõld tegi siis toitu, tegi makaroni takklihaga, et süüa küll, Anne Veski siis hakkis seal seda kurki ja sõnaga natuke näksis ka ja siis et oli päris põnev saade, et laudsime seal jätkevõtmed väljapoole ja siis kägu ja sellised laulud olid seal. Ja muusika oli ja kõik koos, suured staarid. Ei no see on ju selline mälestus ikkagi sinu elus. Anne Veski ja sina, see on ikkagi ju ja Anne Veski kontsertitel ma olen ka käinud, siis ma alati poti lilledale viinud ja sõnaga, et siis ta saab maha istutada seal Rokkal Maares, Kakumaal, kus ta seal elab, ma täpselt aadressi ütlema ei hakka. Nii et jah. Sul oli ka oma saatelõig ühes televisioonis, see oli Pimp. Jah, Pimp TV, no seal tuli teha kõike seda sõnaga, mida Ken Saan ette vuristas sõnaga, et näitas kaamera taga ja mida peab tegema, et ega see minu laused seal ei olnudki, see tema laused põhiliselt, mida pidin ütlema. Et selline asi, et kõik see kräu, mis toimus, kõik toimus nagu näitlemise teele. Ja mis ma tahan veel öelda selle kuulsuse juures, et mul oli ju jälle käisid ju onu Bella käis külas ja Rohke Tebelak ehk Kaute Kivistik ja käisid selleks külas, et minuga rubriiki oma raadiosse teha, et Kaute Kivistikul oli tookord Kuku raadios oli Infoselveri saade, kus mul rubriik oli ja siis onu Bellal oli Tartu raadios Vaasi nihe laupäeviti ja kuna ma seda Tartu raadiot ise ei kuule,
siis ta salvestas kasseti peale minu need rubriigid ja siis kas saatis mul postikara või siis käis mul külas ja tõi ära sõnaga. Ja Pelle alati, kui ta külas käis, alati ta midagi tõi, isegi pudeli veidi tõi mulle, et Baron, Illar Kohv ja sellised asjad kirjutada. See sobib sulle väga hästi, mister. Jah, ja Vanu Pella käis alati, olid erinevad naisi olen näinud, et 2 või 3 naist, mis tal on vahetatud ja sõnaga sõbrannad, mis nad olid. Ja no tema see kõige kuulsam lugu on ju see Fiati või mis asja. Tagaistmel ma panin tatti või kuidas oli. Et Onu Pella on ju väga legendaarne kuju. Meil on tulnud väga huvitav vaataja küsimus, see on minu arust selle üks alguse väga-väga eriline. Kui sul oleks võimalik ajas tagasi minna, mis aega sa läheksid ja miks ja just sinna? Läheks tagasi just sinna aega, kus avaldati ja siis mina olin pidevalt meedias nagu esiplaanil peaaegu sõna teistega ja just sellepärast, et mulle meeldis ka nüüd kuulsus, et muidu selle ajal, kui ma kirjutama hakkasin, ma kuulsus peale mõelda, ma mõtlesin, et see probleemid saavad lahendatud sõnaga. Aga vot sulle tutkid, midagi saad lahendatud. Jah, ei siis tol korral said lahendatud, aga siis hiljem ei hakatud üldse avaldamagi neid asju, et hakati igasugust soga avaldama, et siis läks asja nagu teiseks, et nüüd olid igasugust TikToki joodikud ja keda nad seal kõik reklaamivad, et see on küll mage. Ja ma olen ka jälginud, et igasuguseid lastakse eetrisse, aga kus on Illar Kohv, kui ma ütleks, et uhti mees. Ja samuti ka Ardo Toksmat peaks olema ka meedias rohkem näha. No, küll me tuleme. Sa oled kandideerinud ka kohalikel omavalitsuste valimistel üksi kandidaadina, vot see on minu jaoks uudis. Poliitikas Illar Kohv. No vot, ja viimasel valimistel ma sain 46 häält oma ajal juures. Ja miks ma kandideerin, sellepärast, et näha palju ma hääli saan, et ega mul see sisse saamine sinna volikogusse polnudki tähtis, aga häälte kogumine. Oleks ma olnud ka mõnes erakonnas, eks ole, ma oleks sees olnud, sest ma sain ju viimasel korral sain jälle hääli rohkem kui need paar tükki, kes sisse said ja sõnaga sain nendest rohkem hääli. Ja sul on iga aasta tõusnud see häälte, see ma just jälgisin seda. Kas need ainult osa andsid protestihääled või olid nad päris hääled, seda ei tea, aga mina vähemalt võtan teda nii nagu oli, et 46 häält ja boss on ju ka saavutus. Legendaarne Onu Pella, see on sinu hea sõber, on teinud sinust portreefilmi Pööripäevad viinahaual. Ja, nii oligi. Ja siis Onu Pella käis tol korral külas, ütleme niimoodi, et eesnimega Sirje-nimelisega naisterahvaga. Jälle naised. Ja siis ta käis jaanipäeval ja jõulude aeg käis ja siis ta tegigi nii, et tegid jälle mõlemis korras tegid videod ja siis pani sinna see Alo TV, näitas seda saatevärki sõnaga, nii et see oli jäsukene kummaline asi, nii et mul tuli just meelde, et kui pappi liigub, see on jaanipäev ja see on jõulud, siis Onu Pella tuleb sulle külla. Ja täpselt nii oligi. Aga siis, kui ta juba haigeks jäi, siis elu viimastel aastatest ta käinud ega me ei suhelnud ka üldse. Just kord sünnipäev, tal 19. september on ta sünnipäev minu, nüüd ta sünniaastapäev. Et siis ma ikka talle vahel helistasin ja soovisin õnne sõnaga, aga viimasel ajal siis, kui tal oli see haiguse sõnaga, siis ta ei tahtnud inimestega suhelda. Ja loomulikult Arbo Tammiksaar on teinud ka sinust filmi, kus oled näidelnud 2001. aastal Magusad unelmad. No jah, vot see oli üks suvi oli nii, et ma ei tea, telelehes või kusagil oli, et anti teada, et kes tahab Magusad unelmad, et kirjutagu siis stsenaarium ja siis tuleks koha peale filmima. Ja siis mina siis kirjutasin sihukese stsenaariumi sõnaga jälle kes teab, see teab, kes ei tea, aga pikemalt rääkima sellest, aga nii, et see oli minu arust päris huvitav, korra on Eesti Televisiooni ööprogramm näidanud ka seda. Vau, nii et elu on tõeline. Kusjuures Arbo Tammiksaar, kes on Tuuli Roosmaa mees, eks ole, või oli, või ma ei tea, kuidas ta on nii-öelda minuga ka voodis käinud. Okei. See oli muidugi mängvult. Muideks, kes ei teagi vaata, et Arbo Tammiksaar oli teine Arnold Tokvilmi kaasstsenarist. Me pärast näitame teile minu filmi seda kassetti ka. Nii et kui Arbo seda vaatab, siis Arbo Tammiksaar, tervitused minu ja Hillari poolt sulle, Arbo Tammiksaar. Tervitame mõlemad koos.
aga nüüd väga huvitav asi, mis meid sinuga ühendub, mis pull see oli, räägi mulle. Vaata, jälle Onu Bella toon, siinkohal tuleb jälle võtta ta nimi sugulasena, et Onu Bella viis meid ju kokku esimest korda ja me olime, et Jüri Veskisillal oli siis Kuma raadio sünnipäeval. Õige. Ja siis oli nii, et tema tahtis teha sükest lugu nagu Moodne pulma ja siis pani meid laua peal nii-öelda paari seal, üks ma ei tea, kumbes sinu eest oli pruut. Mina olin pruut. Aga osa rahvast noortest saad asjast aru ja sõnaga, siis ta tahtsid Annudile pärast bussi valgude kallale minna sõnaga. Siis ma peletsin teema, et minge minema, kas ta naljast aru ei saa siis. Aga tol korral olid teised ajad ja ei saadud asjast aru. Ei, no ei saadud. Nagu vabameelsem tänapäeval ei ole nagu siis probleem. Ja ma mäletan, et mul need sukad vajusid kogu aeg alla selle seeliku all. Sest need olid mulle väiksed, need sukad, aga me nägime välja ikka tõeline pruutpaar. Mul oli loor... Õhtulehes oli suur lugu ja... Mul oli loor peas ja ma mäletan, et Kunnarloo bussis me olime mõlemad kui puualgudega need kutid tulid. Onu Bella buss. Ja Sirje oli see, kes vist valis meile need kostüümid ja rinnahoidjad sulle ja nii, et... Ütleme nii, et Onu Bella on selle Eesti kultuuri ja showbusiness üks väga ere kuju, kes mõtleb välja väga geniaalseid üritusi. Ja kes mõtles, jah? Et see pole mitte esimene kord Onu Bella, aga mul oli veel üks show, kus ta andis rihma mulle lava peal. Jah, see oli teine. Stringid olid jalas mul. Et see oli ikkagi väga-väga kiht. Aga nüüd... Sa ju tegeled veel väga-väga kihvti asjaga, nimelt, kes ei tea või paljud teavad, et sa oled seotud Toidupangaga. Jah, ma olen juba 8. aastat käinud Toidupangas vabatahtlikuna tööl 2 päeval nädalas sõnaga ja siis saab aidatud neid abivajajaid inimesi ja sõnaga, nii et Toidupank selleks on, aga ma siinkohal mõtleks selle niimoodi, et ärge visake, et poed toitu prügikasti, et annetage Toidupangale, saaks minu sõna täielikult, et praegust on niimoodi, et piimad ja tordid ja praktiliselt visatakse kõik prügikasti, et Toidupangale annetada neid. Andku juba varem see toit ära, mis ütleme see kõlblik kuni, ütleme seda tänase päevaga, et andku juba tänast päevast seest juba ära sõnaga, et ei ole neid probleeme. Ja siit tuligi vaataja küsimus, missugune toidutarbija sa ise oled praegu selle ühiskonnas, kus visatakse palju toitu ära, kui palju sul toitu endal muidu raisku läheb? Kuule, kuidas kunagi tuleb tegelikult teda vähem osta, sõnaga, et nii palju ära sööda, aga vahel jääb lihtsalt mõni asi, sa mõtled, kui poes mõtled, kus kõht tühi on, lähed ostma. Et see on seda teist ja kolmandat, aga kui sa juba ära söönud, siis jääb järgi ja mõni asi tõesti läheb vahel minema, aga mitte palju. Sa oled meelelahutuse valdkonnas teinud artistilaval koostööd ju väga nimekate inimestega, et vaata, küsimus ongi, et neid on ikka ju olnud nii naislauljad kui meeslauljaid. Ja räägiksime siis nüüd sellest ka, et ma olen ju laulma kakanud, eks ole. Esimene laulmine oli mul saates Klauer Põõsas, mida juhtis Marko Reikop. Ja siis tema kutsus, et keegi ei ole vist saanud salvestama tulla, kas kutsuti mind selle asemel ja ma laulsin Anne Veske laulu jätke võtmed väljapoole ja see laulu ma ütlesin linti ja selle laulu põhjaga laulsin, mis see kokk tuleb Anne Veskega selle sama laulu ja sõnaga. Ja siis edasi oli, teine laul oli siis Ergo Korpiga, Pärnu laul ja sõnaga Aia Maja, see on väga populaarne laul, seda on palju vaadatud. Ja siis suur tänu, ütleme, Tiits Eiki Ainsalule, kellega ma olen juba 5-6 aastat vähemalt olen, 7 isegi juba, 7 aastat vist juba. Nii et temaga ma sain tuttavaks tänu Play Sound raadiole, mida Marek Veltman juhtis. Praeguseks ma ei tea Marek Veltmanist mitte midagi, et seal soovi saada ja siis sellega kuidagi saime kokku. Ja siis esimesed salvestused toimusid meil Tori sotsiaalmajas, kuna mul muud kohta pakkuda ei olnud, et siis see Suvi kuum ja Diskori valss ja need said seal, eks ole. Aga siis teised juba said juba Tartus erinevate nende salvestusstuudiotes tehtud sõnaga ja oleks tore, kui kutsutaks meid ka, ütleme, Pärnu kanti ja siis esinema, et Tiits Eikil oleks ju samamoodi vaja ja siis mina talvel me eriti käia ei taha, aga nii, et kui kuskil... Aga suvel või nii on aega küll. Väga kihvt küsimus tuli ka sulle vaataja oma. Kuidas sa suhtud, et Illar, et Facebooki gruppi Illar Kohv sind ei karda on tehtud see samane lehekülg, et
populariseerida sinu isikut ja mis levitab su mõtteid ning vaateid ja kas oled ise ka selle sinust loodud lehe Illar Kohv sind ei karda jälgija? Ma ei ole selle, ma olen isegi tige selle lehe peal, eks ole, et see kuidagi kippus me mõnitama sõnaga. ja siis ühesõnaga ma blokkisin see lehe ära, sest blokkisid mind omakorda ära, nii et ma ei näe mitte midagi, et vahel kui ma tahan teada, et noh, mida minust kirjutab, siis ma mõnele, kes näeb neid asju, siis vahel mõni siis ütleb, eks ole. Aga nad kõike jälgivad, mis ma Facebookis kirjutan ja toimetan, siis neid nad kõike selle avaldavad. Aga siis nad, ütleme, sünnipäevaks ja siis, ütleme, jõuludeks saadavad mulle kaardi, et siis panevad selle lotopileti ka sinna vahele sõnaga. Ma sain 3 eurot võitsin, nii et Illar Kohv sind ei karda jah, kui ma 3 eurot sain. See oli aga paugu suuremad võidud sesse. Siis sinuga, Illar, juhtub kogu aeg midagi. Me nagu 2 banaani istub. 2 banaani, jah, näed. Et need kollane on tegelikult minu lemmikvärv, kui aus olla. Mul on vist tükene punane ja sinine ja roheline ja no kollased pole ka viga. Järgmine kord, kui kohtame, paneme punased. Oi, aga siis me saame tümitada, siis on nagu Vene lipu värvid, et ei või panna, et siis tuleb mõni kallale ka. Sa oled viinaua päris kuulsaks teinud. Sul on toodud kingitusi, külas käidud ja lausa pidu pandud. Sulle toodi ka kukk. Kukked, jah, aga õnneks on mul see sõbranna Maaria, kes tol korral elas Jaagussares, et tema sai omale nagu võtta, mul ei ole tõesti mitte midagi. Ega ma siis tol korral ei teaks, et kukked ja kanad, et kast oli laua peal ja hommikul kook tegid seal. Ja mõtlesin, no mis ma nendega nüüd tegema hakkan, siis ma saatsin sõbranna Maarile saatsin jälle sõnume sõnaga, et kuule, mul tehti sükene asi ja sõnaga, et sa saaksid oma juurde viia, siis ta võttis see 5 kama juurde ja ma ei tea, kus nüüd see saanud. Ma mäletan, kui see uudis tuli, see sinu esimene uudis Facebook, et mulle tuli kukk õuele, siis see olid jumala šokis ise. Ja ma tahaks siinkohal tänada ka ära baroness Mary Lovisa Eiseri, kes on saatnud mulle hulga erinevaid pakke erinevatest kohtadest. Välismaalt tõenäoliselt. Isegi selle uue kasutatud laptopi sain. Palju õnne. Ja siis riided ja värk ja ühesõnaga palju asju sõnaga nii, et endise nimega Laine Männik ole sa tervitatud ja tänatud minu poolt. Ma mõtlen, kas see baroness sinuga abielluda ei taha veel? Meil on selke, me oleme olnud kirjasõbrad mitukümmend aastat, aga siis vahepeal kadus side ära, nüüd kui ta Liverpoolis elab, siis Facebooki kaudu me suhtleme jälle. Inglismaal, Liverpoolis. Olete lausa tänaval inimesi endaga kutsunud palmi alla. Mis show see oli? Kõik ta küsivad. See oli selline show, et selle show autoriks oli Urmo Tamm. Nüüd ta enam televisioonis kanakohas ei tööta, nüüd ta tegeleb muud asjadega, aga siis ta kutsus mind välja ja siis oli see reisisaade. Väljalend. Õige, väljalend saade oli ja me tegime sellist promo sõnaga selle saatele, et noh, vaatasime, et keda saaks kutsuda, aga tegelikult see oli selline paroodia sõnaga, et see tegime teises saadel reklaami sõnaga. Aga see oli jäsukene huvitav väljakutsele, ja Urmo Tammal ka tervitused siinkohal ja tee edasi televisiooni ka kunagi veel. Ei, Urmo teeb ägedaid saated, nii et tervitame Urmo Tamm. Siis sa oled teinud ju viinaua nii kuulsaks, et sul on lausa viinaua hümn. Kujutad ette viinaua hümn. Jälle tänu Tiit Seik Änsole, kes kirjutas selle viinaua hümni, see on Tšambolaia muusikaks. Tšambolaia. Ja siis kui alguses oligi nii, et kui ma kontsertidele seda hakkasin muusika kõlama, kõik hakkas Tšambolaiad laulma, ma ajasin laulu sõnadega sessi, et minul on viinaua hümn teiste sõnadega. Aga siinkohal lööme klaase kokku ja tervitame kõiki Arnold Oksmaa podcasti vaatajaid. Olge tervitatud ja kellel sünnipäev on, me soovime teile palju õnne, sest et Illar, kui mina teeme ju tervitusvideosid ka. Jaa, loomulikult. Nii et palju õnne kõigile tänastele sünnipäevalastele. Aga nüüd sinu elus on üks väike lühike naine olnud, kes on väga terav ja kange 5 ratas suur staar.
oi ära sa räägi, see oli küll põnev. Aga kusjuures tema oligi see, kes kunagi, kui ta ise samamoodi oli tuntud meedias, sõnaga, ta oli omad rubriigid ja värgi, mis tal oli. Ta saatis mulle kirja koju ja saatis oma pildi ja sõnaga, tegi ettepaneku kirjavahetust hakata. Ja ütleme niimoodi, et minul ei ole Maie Pareku vastu mitte midagi, eks ole, aga tema miskipärast mind näha ei taha viimasel aastal üldse. Aga tema oli siis see, kes kunagi oli nii, et ta isegi pani kirjas ümbriku ja margi sõnaga, et ma saaksin jälle kirjadele saata ja siis tegi ka seda, et ma saatsin pataka kirju erivate toimetusel, siis tema käis toimetustes ja jagas need kirjad ära vastavalt sellele, kuidas pühendatud oli ja sõnaga, et 2 kirjasaatjat, Maie Parik on ju legendaarne, mäletan, kui ta tuli 7. vapras, isegi mina hüppasin teleka taga püsti, hakkasin seda 500 vakri all tantsu tegema, et tegelikult ju siis ta kohtusite ju Zodiagi peol, kus ta vist ei laulnud või nii, mis tal oli, muusika kadus ära? Ta laulis acapellas. Acapellas, just. Ei no vana naine, aga tubli, et sa hakkad laulma. 85 on. Palju õnne, juubel 85. 19. veebruaril ta sünnipäev. Mul tulebki meelde, sul oli 55 juubel, mis möllu me tegime sinul. Ja kusjuures ka Marko Tasasel, Stefan Markol on 19. veebruaril sünnipäev, nii et 2 saaril mõlemad. Õigus, mul tuleb meelde, et minu promootor Kavar Reban ütles, et Arnold, et sinu ühel sellisel väga heal sõbral tuleb varsti suur juubel, siis ma mõtlesin, kes ta ütles, et mõtle natukene. Siis ma nagu mõtlesin ja siis ta ütles, et see on Marko Tasane. Aga tulebki juubel nüüd. Jaa, tal tuleb suur juubel. See on tema elu verstapost, 50 või? Vist küll, jah. Ma ei kujuta ette, kui mina saan 50, vau. Aga sa oled ikka tal tõeline konkurent tegelikult. Ta peab ka sind konkurentiks. Ma olen kuulnud seda, et fännid on kirjutanud kirju mulle Facebooki, et kui tema mingit asja ei teeks, siis Arnold teeb kas video või esineb nii. Muideks, meil on ka siin kevade poole suur uudis, aga ütleme nii, et üllatusi peab olema, sest meie sinuga ju elame ikka veel ja show business peab toimima. Kuna sul on palju fänn, Hillar, oli sul tundmatu Kosja sobitajaga üks juhtum. Mis juhtum see oli? Marise nimeline naine. Taustades seda ma isegi ei meenu. See oli vist väga ammu. Tahtis Kosja sulle, keegi tahtis paari teid panna. Keegi võõras inimene täiesti ilma sinu teadmata. Kuule vist ja kuule selle tehti igasugu lollusi. Küll telliti minu nimel igasugused kaubamaadest pakke ja värke. Ma ei mõtlenud vastu, kes saadeti kõik tagasi sõnaga. Kõik võimalikud lollused tehti ja sõnaga, et kõik isegi ei mäleta enam, mis oli. Et sul neid ikka naisvännud rebivad, nagu sa ütlesid ühes intervjuus, et nad tulevad laua ette rebivad riideid, kisuvad juustest. Täpselt nagu sinu fännidki, nii et ühes hullud on mõlemad. Seda loomulikult. Aga tänu sinule seesamane suur Eesti primadonna sattus aastavahetuse seriaalis Õnne 13 pearolli. Tänu sinu väljaütlemistele ja palvetele võeti kuulda Õnne 13 stsenaristi, et meie suur kuulus lauljanna Anne Veski, meie diiva. Jaa. Ja ta päris kenasti kandis rolli välja, nii et... See oli üks minu lemmik. Ma olen seda vaatanud mitmed kordi ja takka järgi. Samamoodi siis Anne Veski, kui ta ütles, et mis me siin jama, me läheme õue hoopis laulma, kui seal kultuurimajas koroona tõttu keelati ära. Üle Lüht veel, keda ta mängib seal Aretes, Are Pillo. Jälle, tema ütles, et nii, kasukad paikad selge, lähme õue, anname õuest kontserti. Et Anne, kus on teie kasukas, mu naaritsad? Jah, ma mäletan. Minul naaritsat veel ei ole, aga võib-olla talveks mingisuguse karvamütsi ma saan. Sul on karvamüts, ma tean. Ikka, jah. Jällegi tänud Laine Männikule Baroness Marie Louisa Eiserile, kelle pakis oli ka talvemüts sees ja kõik, nii et väga tore. Nii et kui mul külm hakkab, siis ma laenan seda sinu mütsi endale. Nii, aga nüüd sa oled näinud palju tiivade kontserditel käinud ja lilli viinud, et kas sinul endal on ka kingitud lilli ja kingitusi, ma mõtlen? Lilli kingiti mulle, see oli 45, mis see Tartu Zodiagis, mida kahjuks on kinni. Siis
seal jah, mitu tükki kinkis mul lilli ja kõige toredam nali oli see, et 47 ma sain, siis me pidasime seal salongis sünnipäeva Tartus. Ja siis osteti mul seal sampust ja igasugust kott oli pudelit täis ja tead, kui raske on, et jälle klaaspudelit näiteks ole. Ja kõige toredam lugu on, mul jäi pilet õigele laskmata ja ma ei saanud hommikuse bussi peal minna ja teine buss läks 3:30, mis asja ma tahtus selle pudelikolliga seal teen ühesõnaga. Ja siis ma helistasin Tiit Seikile ja siis Tiit ütles, et kuule, tule sõida minu juurde vahepeal mõni tund ole seal. Et hakkame jooma. Et tema juurde siis sain selle päeva niimoodi, et vaat sünnipäevakingitus, et jäin selles bussis maha, et peab ikka enne pilet ära võtma, nüüd kui ma siia Tallinnasse sõitsin, et ma neljapäeva ostsin pileti Tallinnasse ja tagasi ka mõlemad ostsin ära, nii et ei ole... Meil oligi ärev hommik, sellepärast, et ega mina ka täpselt kellaaega ei teadnud ja promootor, kes kõige selle podcasti taga on, ütleb, et kuule, mis kell Illar pidi tulema, kas 11:30 või 12:30, et me ootasime sind juba, aga siis tuli meelde, et 12:30, et väga kiht. Päris õigel ajal jälle tuli ka buss, nii et... Ei no muidugi ja mina ka töölt ikkagi kiirustan, aga mul on hea meel, et sa oled täna siin ja vastad meie vaatajate küsimustele, et kes ei tea, siis Illar Kohvi viinaualt, et sa oled tulnud nagu kuskil teises kuningriigist, kui ma mõtlen niimoodi seda. Viinau on lausa kuningriik. Aga sinu poisme köögis viinaual on käinud selline pidu, et seal on suled, karvalised ja muud loomad sattunud. Räägi mulle, kes sind külastasid? Ma karvan, et see oli kährikust. Kuigi ma ise ei näinud, aga sükene suur auk oli küll sees seal. Siis sai jahime käest süke suur puur nagu muretsetud ja siis sai püüne pandud, aga siis seal on näha, et... See on huvitav elu, kuked, kährikud ja vist madu oli ka, kes roomas sul. Oi jah, nastik oli aknalaua peal, see roomas, nii et tegi... Ma arvan, et su elu on nagu tegelikult dokumentaalfilm või lausa eluseriaal, sest sul kogu aeg juhtub midagi. Ja minust on tehtud Keksilugude sarjas, osalen ju seal mõjutajate filmis. Õigus, mõjutajad, selle kohta on räägitud, Eesti Televisioon näitas seda ju mitmeid kordi. See on ikkagi, sa oled ju aastasajand inimene. Ja siis TB3 käis mul külas, tegi minust saate seoses sellega, et Raadio Elmari edast Illar Kohvi tervitusi. Nii et mina ei kuula nüüd Elmarit enam 4-5 aastat selles saadik, kui minu tervituse eetris niimoodi ei loe, miski pärast küsi nende käest, mis sa tahad, mitte midagi ei vastata, sulle ollakse vait kui sukad sõnaga ja ma ei saa aru, mis neil siis nende tervituse vastu on sõnaga. Et jah, aga siis saates rääkis sellest ära, aga targemad nagu ei tundnud sellest midagi välja, et ikka need ei loe. Väga huvitav on ka see, et kuna ju nõukogude ajal tegelikult ju arvutit ei olnud, siis küsimus on ka vaatajatel tulnud, et kuidas õppisid ära arvuti kasutamise ja kõige see on terve elu ju pastakaga kirjutanud, et sa oskad, sinu vanuses mees oskab tänapäeval arvuti kasutada. Vaata, sellega oli niimoodi, et ma ju tegin ju neid käsikirjades lugus, tegin ka tol korral ilmus niisugune nagu vallaleht nagu Kaldad, eks on, nüüd on Toripalla Teataja, nüüd hoopis on teine leht, nüüd ma ei loegi üldse, aga siis oli minu rubriik, et küsib Illar Kohvi ja siis vastab see, kes parasti vastas sõnaga. Ja siis ma need suured käsitsi kirjutatud kirjad viisin siis selle toimetajal sinna, aga toimetajad üdis ka ära sellest trükkimist, ütles, et kuule, noor mees, õpi selgeks see arvuti. Ja siis mul jääki muud üle, ma käisin siis tihti Toris ja siis Tori sotsiaalmaas oli ka arvuti sõnaga ja siis seal nagu mind õpetati siis seda arvutit kasutama ja siis pika peal. Ja nüüd on niimoodi, et see arvuti seemale ka enam kurat. Seda ma usun. Nüüd on ta nii, et vaata ööd kui päevad, et hoia vägi seemale sealt. Aga minul seda moodi mul ei ole, et mul seda nutitelefoni ei ole. Mul on tavaline telefon. Võt seda ma ei tean. Ma olengi mõelnud, et kuidas sa käid arvutis oled. Ja ma vaatan, kui kõik noored tulevad bussi peale, siis ikka kohe näpivad see nutitelefoni ja kogu aeg on seal sees ja sõnaga. Siis ma arvan, et me peame vist rahva poolt üleskutse vist tegema, et me ikka peame sulle vist kunagi kinkima nutitelefoni. See oleks super uudis. On ju? Tasub mõelda selle peale, sa saad ju pilte teha, reportaase, ise filmida ja kõike muud. Aga sul on ka oma blogi.
mida sa teed, nii palju õnne. Illar Kohvi meediablogi ja Neeme Sihv oli niisugune kena mees, kes aitas mul selle blogi teha kunagi. Ja siis selle blogi tegemise algusest saadik on mul neid lugejad olnud üle 1 miljoni. Vau, kui palju! Tähendab, mitte korraga, eks ole, vaid sellest blogi loomisest saadik. See on ju Eesti mõistes palju, sest Eestis on ainult üle 1 miljoni inimese üldse võib-olla kokku. Ja Arno Toksmast on seal ka ikka neid lugusid ikka omajagu seal ja siis ikka teen ja püsilugejad on olemas, nii et kogu aeg on ikka hulga lugejad seal iga loole sõnaga. Igal juhul. Ja siis on veel TikTokis olen ja siis olen YouTube'is, nii et igalt pool saab minna näha. Nii et mitmekülgne. Nii nagu Arno Toksmagi, nii et täpselt ühe pulga peal sellest suhtes. Aga teile, mida me saame öelda, mul on ääretult hea meel, et Illar Kohv leidis aega täna tulla minu podcast show'sse nagu, 2 banaani istuvad siin mökk-tollakil, nagu ma ütlen. Jah, mokad ja nokad õllakile ja banaanid tõesti. Ainult, et koorida ei saa kahjuks. Aga koorida saab niimoodi küll. Igal juhul meelelauta ja oma blogi ja Illar Kohvil on kõik olemas. Ma tänan kogu südames siin, Illar, et sai tulla minu podcast show'sse ja see on esimene saade, näete, külmavärinad tulevad, sest see on nii liigutav minu jaoks, sest siin hakkavad käima väga erilised inimesed. Illar, nii vinge. Aitäh sulle! Palun, ole tubli! Suur tänu! Väga tore, et vaatasid saadet, viska saatele like ja kanalile subscribe.